Augusti fookuses on keskkond. Ja kui ma ise mõtlen keskkonna peale, siis minu jaoks tähendab keskkond seda, et vahet ei ole, mis ajahetk. See on see, kus ma olen, minu ümbrus, kõik info, mis ma sellest ümbrusest saan ja kõik stiimulid, mis mind kuidagi mõjutavad. Ehk siis see on minu ümbritsev keskkond. Ja kui tulla nagu taastumise juurde, siis ümbritseval keskkonnal on tegelikult selle protsessi juures väga suur mõju. Näiteks kui ma vaatan tagasi enda esmahaigestumise juurde, siis ma mäletan seda, et ma panin üsna suured lootused ainult nagu ravimi peale ja psühholoogi peale ja psühhiaatri peale, et nemad on need, kes mind korda teevad. Kuigi tegelikult reaalsus on see, et inimene ise peab tegema selle kõige suurema töö, et üldse taastumist alustada, taastumisel püsida ja tegelikult ka siis seal nii-öelda õnnestuda. Ma mäletan seda, et kui ma hakkasin nagu ravimist nägema neid esimesi toimeid, siis mul tekkis ka ise selline stabiilsus, kus ma sain nagu tegutseda, kus ma sain mõtteid koguda, et mida nüüd edasi teha. Ja mida päev edasi, seda rohkem ma tundsin, et ma suudan ka endaga tegeleda. Aga mis juhtus? Juhtus see, et see ravimi andis mulle küll heaolu tunde, veidi turvalisema tunde, aga alguses esimest korda ega ma suurt midagi ei muutnud. Et ma jätkasin ikka sisuliselt sama elu, nagu ma olin enne haigestumist. Ehk siis minu elu otsas olid alkohol, mõnuained ja ega suurt nagu see ümbruskond ei muutunud. Ja mis selle tulemus oli see, et ma langesin uuesti auku tagasi ja võib-olla isegi veel sügavamasse auku. Ja nüüd nagu tagasi vaadates, et ma ei saa öelda, et ma kahetsen, et nii läks, sest muidu ma ei oleks täna see inimene, kes ma olen. Aga jaa, selles mõttes, et see on andnud võimaluse nagu nii-öelda tõesti iseennast uuesti tundma õppida, mida ma pean oluliseks, mida ma pean tähtsaks, mida ma tahan siin elus üldse saavutada. Ja selle asemel, mida mulle siis kunagi meeldis teha, et nagu põgeneda just nende tunnete eest, põgeneda selle iseenda eest, mis põhjustab seda halba olekut ja üldse seda põhjust mitte tunda asju ja siis haaratagi selliseid tuimestamisvahendeid, millega siis ennast lihtsalt uputada ja lükata seda nende probleemidega tegelemist aina järgmisesse päeva edasi. Ja kui see klikk nagu ära käis, et tegelikult olen ju mina ise see, kus kohas need lahendused on peidus, miks ma niimoodi ennast tunnen. Ja ega see kerge ei olnud selles mõttes, kui sealt algusest sai nagu minema hakata, siis nagu hakkasid tõeliselt nagu ümber hindama ka iseennast ja ennast ümbritsevat. Et enda elustiililised valikud, ehk siis kas ma joon ennast iga päev täis või ma pigem nagu tegelen nende asjadega, mis mulle põhjustavad mingit sihukest meelehärmi või siis see, et ma nagu jätkangi sellist pendeldamist sellise nii-öelda lihtsa sellise ravimi mõju all, et kus ma nagu otseselt ei tunne halvasti, aga samas ma ei tunne ennast hästi ka. Et kõik see läbi elatu tegelikult andiski selle tõuke, et nagu võtta ennast lõpuks kokku ja hakata minema. Alguses need sammud olid väga väiksed. Tänaseks päevaks, aastaid hiljem olen ma jõudnud sellisesse punkti, kus ma saan üsna rahul olla, sest ma näen tulemusi ja üks põhjus, miks ma ka seda teen. Sest ma tean, väga paljud inimesed teevad selliseid iseennast ravivaid meetodeid kasutavad, kus siis ongi alkohol, mõnuained, jumal teab mis veel. Et jah, need on ajutised lahendused, aga need tegelikult nagu ei lahenda mitte midagi. Ja kui taastumist nagu tõsiselt võtta, siis kõik saab alguse iseenda tegutsemisest, enda keskkonna ümberhindamisest, analüüsida, et kas mul on selles keskkonnas hea olla, kas mu ümber on need inimesed, kellega on mul hea olla ja kas see keskkond on selline, mis soodustab arengut või hoiab hoopis nagu inimest tagasi. Kui need küsimused saavad vastused, siis on tegelikult ka selline õrn tegevuskava juba olemas, mille poole püüelda ja iga päev siis proovida sinna püüelda, kus need eesmärgid tehtud on.
ja mina ütlen seda, et mul on see töötanud, ma ei saa öelda, et see kõigil töötab, kuid ma usun oma kogemuse põhjal, et taastumise juures annab ka väga häid toetavaid tulemusi see, kui inimene on ümbritsetud õige keskkonnaga.